tere õhtust, kallid korvpallisõbrad, vaatama Delfi TV-d. 13 reede on käes ja käes on ka korvpalliaeg siin Valgas. Ja juba nagu tavaks saanud, siis asub siin spordialis koduväljaku eelist kasutama Valga, Valka, Max ja Moorits, kelle vastaseks täna Tallinna Tehnikaülikooli meeskond. Koduväljaku eelis on küll mõneti vaid sümboolne valgalaste jaoks, sest tänavusest 9 mängust, mil kodukorvi palle visatakse, on suudetud võita vaid 1 ja seda Tallinna Ülikool Kalevi vastu hooaja avamängus. Ülejäänud 5 võidupunkti on saadud kirja võõral väljakul. Võõrsil on suudetud selgprügiseks teha sel samal Tallinna Ülikool Kalevil, Pärnul ja GNLS noorteliiga võistkonnal. Tabelis annab see hetkel 6. koha. TTÜ on aga seevastu tabeli 4. real, kuigi võidupunkte kogutud vaid 1 võrra rohkem kui Valgal. Korvide vahe räägib aga seda keelt, et TTÜ on ikkagi näidanud oluliselt paremat minekut. Nemad on suutnud visata 55 punkti rohkem kui vastased ja Valga on miinuses koguni 107 silmaga. TTÜ-l on kirjas ka väga magus võit Rapla üle, mida kindlasti ei saa tänast mängu silmas pidades alahinnata. Korra, kui tänavu omavahel kokku mindi, siis nägi Valga publik tallinlaste selget üleolekut ja 3. veeranda lõpuks oli juba TTÜ kätte võitnud 17-punktilise edu. Ja lõpuvileks siis kirjutati numbriteks 92-78. Tänast mängu kommenteerivad Egon Ilisson ja minuga koos Valga meeskonna mängumees Brendon Paidra. Tervist ka minu poolt. Valga kaotused ei ole mõtet siin koduväljakul vist üles lugema hakatagi. Oodatakse juba võitu pikisilmi ja TTÜ pole ka just selline vastane, kelle vastu seda lihtne võita oleks. Eks jah, TTÜ on ikkagi Eesti mõttes tugev võistkond ja et tuleb raske mäng, et võib oodata võrdset lahingut. Ja ongi pall mängu pandud Umbraskolt selline väike üllatus algkoosseisus, nimelt Viljar Veski alustamas põhiviisikus, mees, kes eelmises mängus ei saanud mitte sekunditki mängida. Jah, eks valik on tehtud vastast arvestades. Strupovits palliga, kellest ka täna jõuame kindlasti veel rääkida. Kanberg. Ja Kanberg võtab siit 3 punkti viske ja vastu ootusi. Tavaliselt on Valga see võistkond, kes kiirelt jääb tagaaja rolli, siis täna 3-0 kiire algedu. Et jah, viimastes mängudes on alati jäädud praktiliselt 10-punktilisse kaotusseisu. Olmer nüüd Veski vastu. Pall korvi ei kuku, kuid pikk mees saab siit nüüd vea. Tegi õige vea, sest Olmre on Viljarist kiirem ja võttis kiirelt vea ka maa. Ja algviisikut siis Valgal alustas Renato Lindmets, Kristaps Kanberg, Sandis Silavs, Viljar Veski ja Reinis Strupovits ning TTÜ-l Q Rakenberg, Rain Koor, Toomas Raadik, Sten Olmre ja Joonas Järvelainen. Ja ei taba sealt Rain Koorti vise ning valgalastel võimalus eduseisu suurendada. Silavs Lindmetsale. Jällegi Kanberg palliga ja läheb raskele viskele, ei kuku see sisse, kuid Lindmets võitleb. Silavs nüüd natuke rahustab. Otsib korvi alla Veskit. Veski on jäänud selgelt lööma Olmere vastu. Rahulikult, aeglaselt teeb seal Veski, aga toimetab 2 punkti juurde, 5-0 Valgale. Et jah, kasutati kohe ebavõrdne vahetus ära, et Veski on palju pikem kui Olmre ja tugevam samuti. Et täna siis ei näe seda kohe alguses seda vastasseisu nagu eelmises omavahelises kohtumises, kus raadikud siis omavahel korvi all kohe võitlusesse asusid. Aga seda võib õige pea juhtuda, sellepärast et Veskil on juba teine viga. Et jah, pidi lappima siin teiste vajakajäämist kaitses. Ja oktoobrikuu Alexela meistriliiga parimaks mängijaks valitud Sten Olmre saab ka TTÜ-le esimese punkti tänases mängus kirja. Ja ka teise. 2-5 siis TTÜ poolt vaadates. Silavs Lindmetsale, Lindmets nüüd üksi ja sööt tuleb siit hoopis kohtunikele ja lohakas palli kaotus. Et jah, neid ei tohi Valga teha, et eelmine mäng oli neid kokku lausa 16, et niimoodi on raske mänge võita. Ja Järvelainen siit näiliselt lihtsa viskega teeb seisuks 4-5. Silavs ja Kanberg juba 3. korda järjest proovivad sama kombinatsiooni. Nüüd Strupovits, keda eelmine mäng kaeti 2 mehega kalevlaste poolt.
ei taba seekord ja koort lauas. Olmre täiesti üksi unustatud Raadik, aga ei taba sealt. Ja Siilaps nopib lauapalli. Tanbergs on juba ees kiirelt, aga sinna söötu ei tule. Lindmets nüüd Koort tema vastas. Koort on väga hea kaitses. Ja Veski. Tanberg võtab raske viske. Ei taba seda ja Järvelainen lauas. Ilusti kerkib ja nopib selle lauapalli. Ja Koort ei võta viset Akenbergile. Järvelainen nopib. Ei taba ka tema. Ja pall jääb kalevlastele. No, nagu eelmine kord otsib ka TTÜ väga kiiret lahendust, et ei hakata mängima pikka rünnakut, et kui on vaba, siis kohe visatakse. Ja valgalased siis on täna mõned üllatuslikult proovinud korvi alt või ütleme siis lähemalt kui 3 punkti joon neid rünnakulahendusi ja praegune algedu küll ainult minimaalne, aga siiski näitab, et sellest võib tänane taktika ka kujuneda. Ja Veski, keda Umbrasko siis kasutab justkui tagamängijatki kohati. Väga palju vaatab see mees 3 punkti joone tagant korvile. Jah, tal on väga hea vise, et sellepärast ongi seal väljas. Et vastaste pikk peab kaasa tulema temaga. Ja nüüd teeb Lindmets siis Raadiku vastu vea. See on Lindmetsale esimene, aga vabavisked siin ei järgne. Ja nüüd siis Viljar Veski, kes kiiresti 2 viga tegi, saab ka puhkama. Täna siis tervelt 3 minutit ja 15 sekundit rohkem saanud mängida kui eelmises mängus. Ja ei taba ka Järvelaineni vise. Järvelainen on selles mõttes huvitav mees, et mänginud vaata, et kõigis meistriliiga meeskondades. Nii Rokis kui Rakveres, Valgas ja Raplas ja TTÜs ka nüüd. Ja nüüd Raadik saab sealt kulbi, aga siiski võitleb palli endale ja võitleb uuesti. Tundub, et vähemalt võitlusvaimu Valga meestel täna on. Koort, 3. Ei taba ja valgalased kolmekesi tahavad seda lauapalli võtta. Lindmets Raadiku vastu. Lindmets on tõesti füüsiliselt tugev ja armastab võtta isegi endast pikemaid, oluliselt pikemaid mehi seal korvi all ette ja teeb seda edukalt. Jah, et tal on väga head oskused samuti korvi all mängimiseks. Siilaps, kes viimastes mängudes korvi poole väga vaadanud ei ole, et siis vastavalt 7 ja 4 peale viset on teinud. Ei ole täna ka Siilaps veel kordagi üritanud. Eks näha, kas võistkonnakaaslased saavad ta kiirelt mängu. Igal juhul palli ta vahelt lõikab. Strupovitsin oli natukene hädas põrgatusega. Ka lohakas sööt, Akenberg ei saa seda küll vahelt. Aga nüüd Raadikule, Raadik natukene ootab. Ja tänu sellele vist ka ei taba see vise, kui võitleb ise lauas 2 ilma juurde, 7-4. Selliseid korve on Raadikule vaja, et saab mingi kindluse kätte. Ja nüüd teiselt poolt teeb Raadik jooksu. Väga hea abi tuli Renato Lindmetsalt. Ja kaitsespets Kandberg saab puhata, aga oma parimatel päevadel vähemalt sama head kaitset näidanud Valmo Kriisa siis tuleb asemele ja tuleb mängu ka Ivar Sviigurs, kes eelmises mängus tegi võib-olla, et Eesti liigas oma kõige parema etteaste. Strupovitš ja tabab. Strupovitš tabab. Ja kuigi siin korvpallifännid juba nädala keskel vaatasid, et Strupovitš on lahkujate nimekirja märgitud, siis siiski nii ei ole, et on mees tagasi ja oskad äkki Brendon öelda, et millest selline taktikaline käik, et ta vahepeal nagu lahkunuks märgiti? Minu teada on korvpalliliidus see, et saab 2 litsentsi osta mängijatele, et üks on see katseajaline ja teine on see, kui sa võtadki ta täielikult meeskonna mängijaks.
ja teeme siit väikese TV time-out'i ja tuleme tagasi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ei. 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 Ütle ei kokkuleppemängudele. Tagasi Valgas, kus Valga Maxima Moritz on saanud kiire 10-4 algedu TTÜ korvpalliklubi vastu ja võib-olla on isegi see mõneti üllatav, sellepärast et TTÜ vaadates tabeliseisu ja praeguseid mänge, siis võiks olla selle mängu, ütleme, mitte õhkõrn favoriit, vaid ikkagi favoriit, et on ju mängitud Cramo ja Tartu Ülikooliga ka väga tugevalt see aasta ja enne viimast veerandaega oldud isegi edus või siis ülinapis tagaaja rollis, et paistab, et sellel meeskonnal on sisu mängida see aasta küll kõigiga. Siilav. Ei ole Siilas veel siis jälle peale viset teinud selleski mängus. Strupovic Järvelaineni vastu. Sviigurs, nüüd mängivad juba käsipallirünnakut, kõik mehed 300 taga. Ja möödaviskel järel ei ole siis kedagi ka lauas. Ei ole sellised head lahendused, kui kõik on 300 taga ja ei tehta mingit teravust või otsita kedagi korvi all. Jah, et Raadik nii hea 300 mees ei ole Valga poolelt, et tema peaks seal väga palju. Teeb oma katte ära ja peaks juba korvi alla jooksma. Sest Raadik ju tegelikult korvi all peaks olema võimas mees ja kui vaadata siin Raadiku, ütleme, numbreid, mis ta kunagi oma headel hiilgepäevadel teinud, siis lauavõitlejana on ju mees olnud ju lausa fantastiline. Siilav, see on Siilav siit juba teine vaheltõige täna. Ja Kriisale. Ei, siit ei kuku, Raadik ei hakka lauapalli järele isegi hüppama, kuigi tundus siin, et oleks variant olnud. Aga korvi siit ei loeta ja vea saab Sandis Siilavs. Siilavsil on see esimene viga, valgalastel on nüüd 4 viga võistkondlikult tehtud. Ja Joonas Järvelainen siis, kes praegu Eesti meistriliigas nii punktides kui lauapallides on 4. kohal, aga kui välja jätta võõrlegionäärid meie liigas, siis mõlemas kategoorias on eestlastest ta parim ja see mees, kes korraga Eesti karikavõitjaks tulnud, on tegemas tõesti suurepärast hooaega TTÜ-s. Ja nüüd selle tõestuseks lõikab palli vahelt, aga teeb sellise õunakorvi alt, et ilmselt ta ise ka natukene siin krimpsutab nina. Strupovic Viilupi vastu. Vaatame, kuidas noormees kaitses. Järvelainen tuleb tal appi ja ei lahenda Strupovic seda ära. Jah, et Strupovic tahtis kasutada enda pikkuse ja raskuse ülekaalu ära kohe korvi all Viilupi vastu. Ja nüüd saab siis vabaviskejoonele Nikola Vujovic, kes siin esimeses mängus tegi küllalt soliidse partii, võib öelda ikkagi Valga vastu ja ka tänu tema korvidele siis sai TTÜ kiire algedu. Aga siiski ei ole Vujovicist kujunenud selle võistkonna ühte liidritest ja ütleme nii, et Raadikult ta mänguminuteid liiga palju ära röövinud ei ole ja pigem on rollimängijaga siiski tegu TTÜ poolelt. No teised mehed on olnud ka piisavalt head, et Vujovic nii-öelda 6. meheks mängida.
jah, et TTÜ-l on see suur ja tugev nelik, Raadik, Olmre, Akenberg ja Järvelainen, kes teevad seda mängu. Kriisa nüüd siin natukene läks tõuklema Ivalo Pajumetsaga, kes on ka siis mängu tulnud. Olmrele siis esimene viga kirjas. Svigurs ei ole täna veel silmagi pähe saanud, aga Strupovic seevastu on neid juba tervelt 5 võtnud ja Valga 12-6 edu. On olnud Valga kaitses päris hea, sest 6 punkti ainult lasta visata 7,5 minutiga, pole paha. Ja ka nüüd jooks Viilupile ning valgalastel võimalus eduseisu veelgi suurendada. No nüüd näitas Raadik väga head kaitsemängu, et ei lasknud endast kiiremal mängijal lihtsalt korvi saada. No eks Rain Raadik kindlasti olegi selline mees, kes peab kohe mängu alguses saama nii-öelda mängu sisse, et hea tujuga. Ja võitleb ka Raadiks, kuid Vujovitsi käest siiski lauapall. Olmre. Ja hästi Raadik vastas. Siiski suudab Olmre selle palli ära päästa. Ja Pajumets ei taba. Ja paistab, et viga läks siin Vujovitsile Kriisaga võitluses. Ja selgelt Kriisa muidugi kasutas ka kavalust. Aga Raadik, kes täna väga tublid minutid siin tervelt 4,5 teinud, 2 punkti, 2 lauapalli, 1 resultatiivne sööt selle ajaga. Kahjuks küll ka 2 viga. Läheb pingile ja ka Strupovic saab natuke puhata. Ja Veski tagasi mängus. Svigurs Raadiku vastu. Kas Svigurs saab nüüd mängu ennast sisse? Raske vise ei taba selle. No, see oli jälle raske vise, et võib vabalt välja sööta, et ei pea ise viskama. Ja nüüd ridamisi TTÜ mängijad on päästnud ründelauas palle. Ja saanud nii-öelda kordusviskeid, aga need ei ole küll tabanud. Viilup Raadikule, Veski vastu. Ja nüüd Raadik kasutab selle ära, et Veski jääb 0,5 meetrit temast liiga kaugele. Siilavs, Veski teeb tõesti katte. Ja Kanbergs, täna juba korra tabanud kaugelt, tabab veel. Kanbergsi arvel siis 6 punkti, 3-2. Samuti on väga hästi mängu alustanud. Vujovits. Ja nüüd on natukene hädas seal. Ja Kriisa võitleb. Ja lõpuks jääb see pall Veski kätte. Ja Kanberg kiirelt üle. Aga ei lahenda seekord ära. Nüüd natukene TTÜ mehed omavahel isegi tülis lauapalli pärast, aga nende õnneks see jääb neile. Ja tõesti vaid 8 punkti siis TTÜ visanud esimesel veerandajal, kui kõigest 0,5 minutit mängida seda. Ja ei püsi see pall TTÜ mängijate käest täna nii hästi kui esimeses omavahelises mängus. Ja Veski ilusti kaitses ja saavad valgalased mängida nüüd küllalt pika rünnaku viimaseks. 10 sekundit veel mängida, vaatame mis lahendus. Kas mängitakse traditsiooniline Veski kolmene? Ei, Siilavs. Ja tabab selle. Sandis Siilavs võtab siis esimese viske tänases mängus. Ja nüüd Akenberg veel üritab sellist 4 punkti viset teha, aga see ei taba. Esimene veerandeg läbi, 18-8 Valga juhtimas ja tuleme tagasi, kui algamas teine. Emotsionaalselt raputav. Kuldgloobuse võitnud Manchester by the Sea. You don't understand, there's nothing there. It's not true. Kinodes 20. jaanuarist. Ja reklaam vaadatud ning tagasi enne teist veerandaega Valga 10-punktiline edu. Ja Brendon, räägime nüüd natukene sellest võib-olla, millest sina väga kõva häälega ei tohi rääkida, aga mina võin,
et olgem ausad, Valga meeskonnamäng on viimasel ajal natukene kiratsenud ja korvpallikommentaariumites ikkagi vaadatakse eelkõige Umbraskole otsa, sest nagu vanarahvatarkus ütleb, et võidab meeskond, kaotab treener ja need kaotuseid on ikkagi tegelikult tulnud ju liiga palju, et kõrvaltvaatajatele tundub, et Umbrasko tool mitte ainult ei kõigu, vaid on nagu päris külili juba peaaegu, et sina, ütleme, võistkonna liikmena ütle, et kas see kaotuste jada, no okei, võit saadi Pärnult küll kätte, on nagu kuidagi võistkonna sisekliimale ka halvasti mõjunud või on mehed ikkagi positiivselt meelestatud? Eks see ikka hakkab mõjuma negatiivsed, et tekibki see tunne, et on väga raske võita, aga sellest saadakse üle ja üritavad kõik olla nii positiivsed, kui saavad ja iga mäng on uus ja Eestis võidakse kõiki võita, Lätis samamoodi, et ei ole väga hull see seis. Jah, ja no teada, et korvpallikommentaariumites me leiaks neid suurepäraseid treenereid, kes Valga viiks Eesti meistriks küll ridamisi, et selles mõttes ei saa vist väga ka nendele analüütikutele, kes siin Delfi kommentaariumis või korvpallifoorumites sõna võtavad, väga palju neid nii-öelda õpetussõnu neilt kuulata. No loodame, et täna on see päev, kui siis Valga annab vähemalt lahingu TTÜ-le ja miks mitte ka võidab. Jah, et sa just ütlesid, et sealt leiaks treenerid. Nii palju kui mina lugenud olen, siis sealt leiaks ka mängijad, kes võiks vabalt NBA-s mängida. No loodame, et kunagi mõni asjalik entusiast võtab need treenerid ja mängijad kokku ja paneb siia sellise pundi välja, mis Eesti liiga lööb nii-öelda jalust ja miks mitte ka Euroliigas siis kõigile tuule alla teeks. Lindmets palliga. Ja läheb Raadiku vastu, Kanbergs. Uuesti Lindmetsale. Lindmets üritab lauapõrkest nüüd seda sisse sopsutada, aga ei. Ja nüüd Olmre ja tabab selle. Seda oli kindlasti TTÜ-le vaja, sest oli ju vaid 8 punkti esimesel veerandal visatud. See on Olmre üks väga suur relv, põrgatuse pealt keskpositsiooni vise. Ja eks see vahe ongi tänases mängus tulnud palju ka 3 punkti visetest. Valgalastel 8-4, TTÜ-l 8-0. Ja nüüd Akkemerg lõikab palli vahelt. Järvelainen 2 juurde, vaatame mida Umbrasko teeb. Ja Umbrasko võtab siit time-out'i ja võtame ka meie puhkepausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ei. 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 Ütle ei kokkuleppemängudele. Ja tagasi Valga spordihallis siis, kus TTÜ tegi väikese vahespurdi, aga Valga siiski 18-12 seda mängu veel juhtimas. Kui rääkida siin TTÜ nii-öelda mõõnadest, mis siin esimesel veerandajal võib-olla oli, siis ka Tallinna Kalevi vastu oli neil tänavu väga tõsine mõõn, et kus esimesel veerandajal mindi 20-ga ette, aga siis teisel ja kolmandal suudeti visata vaid 8 punkti, ehk siis 20 minutiga 16 punkti, mida on ilmselgelt väga vähe, et siiski too mäng suudeti seda ärakukkumist nagu vältides 68-67 võita, aga ka Pärnu Sadama vastu on neil siuke 10-22 veerandak sisse juhtunud ja seal tuli ka kaotus vastu võtta, et saame näha, kas see TTÜ mõõn oli juba täna esimesel veerandal ära või on terve esimene poolek see. Raadik palliga, Järvelainen vastu. Ja paneb siit selle palli nii korvist mööda, et ei puuduta rõngastki.
ja on täna natuke lohakad TTÜ mängijad selle palliga. On ju nende uute pallidega juba mängitud siin küll ja palju, et peaks oskama käsitseda seda. Ja Raadik lauas. Ja siit Järvenainet lohakas viga. Ja kui rääkida üldse, siis vigadest, siis TTÜ-l on see tihtipeale päris suureks probleemiks kujunenud, sellepärast et nii Olmre, Saare, Raadik kui Järvelainen teevad keskmiselt 3,3 viga mängus ja pole arvata need juhused, kus treener Käbin sooviks neid veel platsil näha, aga kohtunikud seda mitte ei luba, sellepärast et vead on täis ja täna küll Sander Saaret ei ole, tema taastub siis lõikusest. Ja nüüd Siilavsile viga. Siilav siis esimese veeranda lõpus tabas 3 punkti viske ja saab näha, kas see andis talle jõudu juurde täna olla ikkagi Valga meeskonna üks selgetest liidritest. Aga Sviigurs on täna vähe mängida saanud, 5 minutit ainult, muidu see mees ikka saab kindlasti oluliselt rohkem. Aga paistab, et Umbrasko tõesti, nagu me ütlesime juba, et peab hakkama siin taktikaid vahetama ja meeskonna koosseisu nii-öelda isikute kaupa muutma. Ja sööd Strupovitš Raadikule, aga Raadik ei oska sellega edasi midagi teha. Ja nüüd hea sööt ja nootib siit 2 lauapõrkest lihtsalt juurde. Ja Valga 22-14 juhtimas, kui mängida esimest poolaega veel 7 minutit. Ja pärast pani Raadik palli veel koortile sülle, millega TT mängijad üldse rahul ei olnud. Aga nüüd Akenberg paneb selle palli läbi korvirõnga ja 16-22. Ja Valga ei ole täna veel siis kordagi vabaviskejoonele jõudnud. TTÜ-l on siis see number 6-5-4. Ja Kanberg on see mees täna hästi visanud kolmesed, aga praegu küll ei taba. Kuigi vise oli küllalt vabal positsioonil. Koort Strupovitši vastu. Ja tuli sinna Raadik appi. Kahekesi saavad palli Valgale. Ja nüüd Koorti vastu Lindmets. Järjest üritatakse nüüd Koorti vastu näidata jõulist mängu ja see praegu õnnestub. Ja saab taas Raadik palli lahti lükatud ja nüüd antakse ebasportlik vigasnik Järvelainenile. Ja võtab TTÜ siit ka time-out'i. Selgelt on Rait Käbinil vaja meestega natukene aru pidada. Ja Järvelainelil siis juba kirjas 2 viga. Ja tema on siis ka Eesti meistriliiga kõige rohkem tehnilisi vigu endale küsinud mängija. Neid on tal kokku 4. Ja tänane ebasportlik siis ka läheb tegelikult sellesse kategooriasse. Aga Brandon nüüd sellist esimest ja ütleme teisest veerandajast esimest poolt vaadates siis Valga ikkagi oma kolmeste peale mängib ja täna on kolmesjoone tagant küllalt hea päev, et võib mängida küll. Jah, et täna on rohkem see balansis, et otsitakse korvi all samuti pikki, et ei ole ainult see, et tagamängijad viskavad, et on üles leitud ka Raadik ja Lindmets, samuti Veski. Et kõik on mängus sees olnud, et ei ole ainult tagamängijate visete peale toetutud. Ja TTÜ-l siis kas 7 pallikaotust juba ja need ei ole sellised päris lihtsad pallikaotust, ütleme, et Valga mehed on ikkagi päris palju pingutanud, et need pallid nagu kätte saada ja on ka valgalastel juba 5 vahelt lõiget kirjas. Ja Strupovitšilt 2, kes viskab selle vabaviske sisse ja 100% siis tänavu vabaviskeid tabanud mees. Ja jätkub see number. On siis praegu tagaliinis Siilavs, Strupovitš ja Kriisa. Sellise kolmiku
Umbrasko tagant taskust tõmmanud. Svigur Strupovitšile. Ja Raadikule. Raadik nüüd Koorti vastu. Ja seda duelli on täna kasutatud ära. Raadik läheb Savonis tegema. Teeb seda suurepäraselt. 28-16, 12 punkti juba vahe Valga kasuks. Ja järjekordselt leiti üles Raadik korvi alt, et mida rohkem ta saab neid puuteid, palle sinna korvi alla, seda enesekindlamaks ta mäng muutub. Ja Raadiku arvel siis 6 punkti ja 4 lauapalli. Nagu eelmine kordki mängujärgselt intervjuus küsisin, et millal seda kaksiktuubli Raadikut näha saab, siis võib-olla on täna juba see päev. Ja Järvelainen siit vähendab kaotusseisu 10-le. Strupovitš. Raadik on nüüd tulnud korvi alt välja Svigursile. Svigurs on võimas kuju. Ei taba küll, aga Kriisa saab palli. Ja nüüd Lohakas sööt. Valmo Kriisa puhul muidugi oli ka eelmises mängus see 2 valesöötu, mis said tõenäoliselt määravaks, miks Umbrasko ta varakult pingile võttis ja rohkem enam ei kasutanudki tolles mängus. Aga täna ei ole siis Valga poolelt saanud mängida Robert Petersoni. Vaatame, kas ka tema kord tuleb varsti. Kanbergs nüüd jäi sinna natukeseks pikutama ja kasutavadki ära TTÜ mängijad selle olukorra. Vahe 8. Silavs Kanbergsile ja sealt tuleb äss ja pall läheb Kriisast auti. Kuigi siin nüüd Akenbergiga lepivad kokku, et vist ikka läks Kriisast. Ja Pajumets siis söödab selle Audi välja, tema on täna saanud mängida pea 4 minutit. Ja midagi halba küll ei saa öelda, ei ole millegi negatiivsega silma jäänud seni. Ja nüüd Raadik. Ja Raadik viskab neid viskeid ära, on mees väga hea käega, ka vabaviskejoonel ju pika kohta on tal 90 selleks protsendiks ja see näitab, et viset on ta õppinud ikka palju tunde. Strupovitš ei taba ja Olmre lauas. Ja nüüd kahekesi üritavad Olmert palli kätte saada ja nüüd on ülekaal TTÜ-l. Vaatame, kuidas see ära kasutatakse. Ei taba siit Pajumets. Mängiti küll hea vabaviske positsioon talle. Aga ei saanud noor mängumees siin esimesi punkte kirja. Silavs ei taba ja läks pall Valga meestest auti. Praegu tuleks nüüd Valga poolel vähemalt hakata rohkem otsima jälle korvi alla, et viimased rünnakud on kõik olnud 3 punkti visked, et ei ole meeskondlikku mängu olnud. Ja TTÜ ikkagi üritab toetuda oma nelikule, kes praegu kõik on väljakul. Ja nendel siis tänasteks punktipanusteks on Järvelainelil 7, Raadikul 6, Olmrel 4 ja Akenbergil samuti 4. Ja Akenberg oli ju see mees, kes esimeses mängus viskas 3-sid 8-4 ja mõned olid ikkagi nii valusad, et lõikasid nii-öelda valgalaste ihust päris kõvasti läbi, et just siis, kui tundus, et valgalastel hakkab ka natukene mäng minema ja saavad rütmi kätte, siis jälle Akenberg see, kes lõpuks 19 punktiga kujunes selleks valgalaste tuju äravõtjaks. Jah, et eelmises mängus ta tõesti tabas tähtsaid viskeid, ja 37,5 minutit tal ka mänguaega, mis näitab, et treener nägi, et mees oli tolles mängus selgelt heas hoos. Raadik Kriisa vastu ja Kriisa lükkab selle palli tal näppude ajalt läbi, ja uuesti lükkab. Kuid nüüd pingutas Kriisa, mis pingutas, aga juhtus see, et 2+1 hoopis Järvenainenile. Ei oldud valmis selleks, et see pall ära lüüakse ja lendab sinna. No Svigurs siin muidugi jah, ehmatas selle palli tulekul ja suutis selle jalge vahelt
endale läbi pudistada. Ühes teises mängus oleks võib-olla pidanud võistkonnakaaslastele 2 õlut tooma selle eest, aga ma ei tea, kuidas valgalastel kokkulepped on. Ja Järvelainen 2+1 ja vahe 3 punkti. Saame tõenäoliselt siin ikkagi põneva mängu, vähemalt Valga kiirelt seda asja enda kasuks ei pööra. Ja Lindmets, see on siuke klassikaline, võiks öelda, et Valga 1. Aga ei tabanud Lindmets. Strupovits nüüd Lindmetsale, Järvelainen vastu ja Kriisa, 3. on jalad joone taga ja 3 punkti juures. Valmo Kriisalt täna on need esimesed, lisaks ka veel 3 lauapalli noppinud mees. Ja Valmo Kriisa lauavõitlusest rääkida, siis ei ole mees ju sugugi halb, et on Eesti liiga läbi aegade parimate lauavõitlejate tabelis 5. kohal muide ja 2582 lauapalli enne tänast oli siis tema saagiks nüüd siis 3 juurde. Ujovic Lindmetsa vastu. No Lindmets ennast kindlasti ära lükata ei lase, see on selge. Ja teebki hea kaitsetöö ja pall Valgale. Vead on nüüd siis mõlemal meeskonnal täis, et iga järgnev viga toob ka vabavisked. Strupovits nõuab lausa pallis Viigursilt, aga paistab, et natukene hiljaks jääb Läti noormees selle sööduga. Strupovits läheb ise, purjetab. 2 punkti Strupovitsile ja kokku on tal nüüd täna 9. Ka 2 vahet lõiget. Natuke rohkem kui minut esimest poolega mängida. Valga 6 peal. Ja Kriisa lauas. Varsti juba Eesti liiga võib-olla 4. vahetlõikaja läbi aegade, 4. lauavõitleja läbi aegade, kui niimoodi hooga jätkab. Ja Kandberg siis tuleb mängu tagasi. Nagu siin juba eelnevates ülekannetes ka mainitud, siis Kandberg on see mees, kes katab vastastegi kohtlikumaid tagamehi, et on ta kaitselukk ja vahepeal oli tal päris tõsine trauma siin, et ei saanud Umbrasko teda päris mitmes mängus kasutada. Strupovits. Ja nüüd hea sööd Strupovitsile, sealt Viigursile, Kandbergs Akenbergi vastu. Ja Akenberg lükkab selle palli näppude vahelt lahti ja Järvelainen. Ja seekord Viigursilt selline viga, et korvi ei järgne. Viigursile siis teine viga. Ei ole see mees täna veel punktigi toonud. 2 punkti viskad 3-0 ja 3 siis 1-0, et kui vaadates eelmist mängu Kalevi vastu, siis seal ju Tallinna Ülikool Kalevi vastu, siis seal just Viigurs 27 punkti, 13 lauapalli, 6 resultatiivset söötu ja 4 blokeeritud viset, nii et need on täiesti ulmelised numbrid. Jah, aga ei ole hullu see, et täna veel punkte pole visanud, et eks ta on võistkonda panustanud siis mingitel muudes valdkondades, et on kaitses rohkem mänginud agressiivsemalt lauas, blokeerinud ära, et küll tema ka enda punktid kätte saab. No kui tema käik veel Umbraskol kasutada on, siis võib täna see õhtu siin Valga publiku jaoks täitsa rõõmustavaks kujuneda. Võiks küll üle pika aja. Ja Rain Raadik siis, nagu rääkisime tema lauavõitlusest, siis ta on nii kõva mees lauas, et kunagi võtnud ka 22 ja 19 lauapalli mängus, et muidugi need päris sellised Ivo Saksakulmu numbrid ei ole, kes on võtnud läbi aegade 7 korda vähemalt 19 lauda ja hooaja keskmised olid seal 12-13 kandis, aga samas on Raadikul ka üks meistriliiga rekord, mida selle ässa saatel võime siin ette lugeda, et Raadik on võtnud tervelt 14 ründelauapalli ühes mängus, mis on meistriliiga rekord ja tänavu küll Vander Maars Raplast siis kordas seda ja ka Janek Suhodolski on 14 ründelauda kunagi noppinud, aga see oli aastal 1988, mida me võime Eesti liiga mõistes selliseks Bill Chamberlaini aegadeks nimetada,
et seda statistikat võib-olla kõik statistikud väga nii-öelda tänapäeva mõistes enam ei loegi. Aga jah, ütleme nii, et Raadikust kindlasti Umbrasko ootab tugevat lauavõitlejat ja need meistriliiga rekordnumbrid, mis tal ette näidata on, siis võiksid sellele ka alust anda. Täna Raadikul 4 lauapalli. Jah, et Raadik on täna mänginud hästi, et on saanud korvi alla palle, on ära kasutanud enda olukorrad, et paljugi sõltub tema mäng, nagu ta ise ka mainis eelmine kord intervjuus, et kui palju ta saab seda palli ja paistab, et Umbrasko on samuti korvpalli kommentaariumeid lugenud, sellepärast, et seal pannakse talle tihti peale pahaks seda, et unustab ta time-out'e võtta. Nüüd aga võttis time-out'i, kui mängida vaid 28,4 sekundit, et siin kaitses korda luua. Vaatame, mis välja mõeldi. Ja paistab, et kerge paanika küll suudeti TTÜ-l tekitada praegu. Anname siit plusspunkti ka Umbraskole. Sander viilub palliga. Ja Raadik Kriisa vastu. Ja see juba korra juba see olukord oli, siis sai Kriisa väga hästi hakkama. Aga seekord tuleb viga. Ja viga tuleb Sviigursile ja Sviigursile on see täna 3. veaks. Ja 3 viga on ka Sandis Siilavsil ja Viljar Veskil. Nii et kuigi mänguseis on praegu veel Valga kasuks sobiv, on siiski hingamas veakurat kuklasse nii mõnelegi mehele. Aga Raadik, nagu siis mainitud, on suurepärane vabaviskaja, 88% tal vabaviskaprotsent ja tõenäoliselt, et siit mööda viskab, on Valga poolt ikkagi palju loota. Ja nüüd 6 sekundit veel lõpuni. Strupovits tõenäoliselt peab ise sellele viskele minema, aga nüüd tuli küll tõepoolest Ivalo Pajumetsalt küllalt selline viga, mida kindlasti treeneri pingil olev Rait Käbin talle heaks ei arva. Pajumets koperdas ja siis tahtis ruttu Strupovitsile järgi jõuda ja tegi vea. Aga Strupovitsilt on 2 punkti tõenäoliselt tulema ikka väga-väga suured. Ja nii on. Strupovits Eesti meistriliigas seni veel vabavisetel eksinud ei ole. Kui mu arvutus siin ei peta, peaks tal olema 12-12. Ja Peterson mängus. Ja sai siin siis Robert Peterson ka oma 4 sekundit mängida. Ja lähme siit meie pausile ja tuleme tagasi, kui teine poolaeg on algamas Valga meeskonna 5-punktilisest eduseisust. Nii kaua kui mäletan, olen tahtnud tantsida. Kogu pere animatsioon. Baleriin. Kinodes 20. jaanuarist. Tants või kung fu. Eellinastused 13. jaanuarist. Emotsionaalselt raputav. Kuldgloobuse võitnud Manchester by the Sea. You don't understand, there's nothing there. It's not true. Kinodes 20. jaanuarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall.
Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Kui suures plaanis võiks Eesti korvpallile ja selle värskele juhile Jaak Salumetsale soovida uueks aastaks uut hoogu, siis meie tänase kuni 18-aastaste noormeeste koondise puhul piisaks täiesti, kui suudetaks senise hooga lihtsalt jätkata. Just nemad, 1,5 aastat tagasi U16 vanuseklassis EM-i B-divisjoni võitnud noored, on meelitanud koduse sõprusturniiri 8 esimeseks päevaks Audentses spordihalli sisuliselt täismaja publikut. Vaatajate ootusi pole petetud, kuigi, nagu eilne mäng Soomega tõestas, on arenguruumi suveks küll ja veel. Mina nägin seda meeskonda põhimõtteliselt enam sama koosseisin ju veel, kui mõned juurde tulevad U16, kui ma käisin Bulgaarias vaatamas Euroopa meistrivõistlusi ja kui ma nägin kõrvalt selle meeskonna sisekliimat, kuidas nad mängudele läksid, kuidas nad sooja tegid, kuidas nad üksteisele kaasa elasid, siis ma ütlen päris ausalt, et mul tulid omal kananahk tuli ihule, kui ma vaatasin tribüünilt mängu. Et see on suhteliselt siuke mitte eestlaslik ja mitte kõikidel koondistel me seda ei näe. Aga nüüd on poisid 2 aastat vanemaks saanud. Seda isetarkust tuleb ju rohkem ja hakatakse oma iseloomu rohkem näitama, hakatakse mehistuma, hakatakse vaatama treeneritele teise pilguga. Et ma väga siiralt loodan ja Vaido aga väga hästi siin meeskonna koosolekul hommikul rõhutas, et see tuleb jälle üles leida siin. Koondisest, mille peamiseks eesmärgiks on suve teises pooles Tallinnas toimuval U18 EM-i B-divisjoni turniiril edukalt esinemine, leiame rohkem kui pelgalt algviisiku kui talendikaid mängijaid, keda keskmine korvpallisõber tänaseks juba hästi teab. Neist 5, Sander Raieste, Hugo Erkma, Kristjan Kullamäe, Henri Trell ja Mikk Jurkatam harjutavad igapäevaselt välisklubides. Ja mitte juhuslikes välisklubides, vaid korralike noortesüsteemidega Itaalia, Hispaania ja Saksamaa meeskondades. Nimekirja tasub lisada ka Karl Kristjan Karpin ja Kaspar Treier, vastavalt Badalona ja Torino mehed, kes selle nädala turniiril küll ei osale, ent on suvel loetavasti samuti rivis. Eestis harjutavatest meestest on suurim roll meeskonnas aga PC Kalev Cramo tsentril Mattias Tassil, kes kaaslaste sõnul olevat muide ka koondise vaimne liider ja suurim nailanina. Aga noorte puhul on see on nagu minu arust juba see, mis ma 3 päevaga siin olen näinud ja saanud aru, et seda entusiasmi ja energiat on nagu hästi palju ja ma usun, et see on nagu treenerile jube hea, et kui sa näed, et kuidas nad sind kuulavad ja kuidas nad teevad asja, nii et see on väga suur vahe, kui meeste hulgas seda entusiasmi ja energiat tihtipeale jääb kõvasti puudu. Mõttes meil ju kujusid on hästi palju, on välismehi, on Eesti mehi, kes siin meistriliigas on mänginud Rosenthal, Schmaltz, Kivi, kõik ju. Et ma arvan see, et midagi kartma ei hakka keegi, kes kõik on ju mängivad suuremate kehad vastu reeglina, et Kullamäe, Erkma samamoodi ju välismaal, Itaalias, Saksamaal, et kõik tegelikult me ju üksteist teame, et ma arvan ainult see, et see saaks kokku mängu paika ja siis ma arvan, et keegi siin mingit, ütleme, et oma asja ajama ei hakka, et kõik on ikkagi võistkonna eest väljas suures plaanis. Noored mehed on nagu kasvanud korvpalluritena ja jah, et siin on tegelikult päris huvitav seltskond koos ja siit on isegi veel mõned mehed puudu. On pikki, on keskmiseid poisse, on tagumisi, et kõik lülid justkui on olemas. Et ma arvan, et see on nagu suhteliselt haruldane meie noortekoondiste puhul, et just niisugustes erinevate gabariitidega, erinevatel positsioonidel mängijad, mida nad niikuinii tulevikus hakkavad ka mängivad. See on niisugune korvpalli mõõtmetes meeskonda. Talendikat punti juhendab Lääne-Virumaa treener Vaido Rego, kes viis samad poisid ka U16 vanuseklassis B-divisjoni triumfini. Uued abitreenerid Gert Kullamäe ja Indrek Reinbok hindavad rahuliku olekuga Rego juhendamistiili kõrgelt. Mina olen tema suur fänn nii-öelda, et mulle meeldivad tema treeneri meetodid nii-öelda, et ta suudab siis ka kõige tulisemates olukordades väga külma pead säilitada ja analüütiline olla, et kui võib-olla siin võistkonna juures nii Gert kui mina oleme sellised emotsionaalsemad inimesed ka juhendamise mõistes, siis tema on väga rahulik. Oma Luka Doncicit, kes Euroopa tipus 17-aastasena läbilööks meil veel pole, kuid kõige kõrgemal Euroopa tippliigas väljakule pääsemisel on U18 koondisest olnud ilmselt Sander Raieste. 203 cm ääremängija, kes nii üleeile Rootsi kui eile Soome vastu 11 punkti viskas, kuulub Euroliiga klubi Baskonia noortemeeskonda ning osaleb regulaarselt ka esindusmeeskonna treeningutel. No kõiki ma tean, nimepidi kõik tunnevad üksteist.
et ma pre-seasoni tegin kaasa nüüd uuemaid mehi, ma olen näinud kõiki, olen kõigiga tuttav selles mõttes, et ma ikkagi nädalas korra kaks nagu teen ikka kaasa trennid, et liikumised oleks nagu liikumisi ma kõiki tean, et ikkagi rohkem saan siis teha, kui on keegi haige, keegi on vigane, et ikkagi nädalas ma ikka paar korda puutun kokku, et selles mõttes on nagu kontakt on olemas, treeneritega suhtlen, et Raieste on kindlasti üks selle võistkonna liidreid, see on fakt, et väga positiivne tüüp, hea kuju ja väga hea suhtumisega, et jällegi, et see suhtumine on üks nendest asjadest, mida mina alati vaatan ja eriti veel noorte puhul. No nii palju, kui ma Sandri jutust kuulsin, siis tema on selles pundis praegu kõige mängunäljasem, et ta on nii-öelda pool aastat kõvasti trenni tagunud ja nüüd on siis tema võimalus siin natukenegi ennast lahti mängida, et hea on vaadata, kuidas ta siis proovib oma rütmi leida, tema parameetreid, et selle positsiooni peal tema pikkuse ja sellise, ütleme siis, kassiliku nõtkusega mängija on igal juhul väga atraktiivne ja huvitav korvpallur. Pole võimatu, et alles suvel välismaale siirdunud 17-aastast Raiestet võib juba lähiajal näha ka Baskonia põhimeeskonna eest väljakule jooksmas. Väike eesmärk oleks, et tahaks kas või seal ACB-st püüdi ära teha, kas või korraks sinna platsile saada. Aasta algus öeldi, et mingi lootus ikka on saada, aga eks näis, kuidas lõpuks välja kujuneda. Kui Raieste ei möödunud suvel koondise tegemistest eemale käevigastuse tõttu, siis põlveprobleemist taastunud Hugo Erkmaad nägid siinsed korvpallisõbrad viimati oma silmaga mängimas 1,5 aastat tagasi, enne Itaaliasse Siena redadesse siirdumist. Sentimeetritestki rohkem on üsna nahaalse mängustiiliga Erkmaal tulnud selle aja jooksul juurde massi ja jõudu. Kasvanud ei ole niivõrd palju, kui kaal on juurde tulnud. Nagu sentimeetrid on tulnud juurde, ma arvan, 4-5, aga suuremaks on kindlasti läinud. Seal on nagu individuaaltöö ja jõusaal, kõik need on nagu teine tase. Füüsise pool, see on näha on, et Hugol on see nagu väga hästi, nii et seda on juba näha, kui mees tõstab särgi ära nii-öelda. Väga huvitav ongi teda näha selles suhtes mängusituatsioonis, kuidas ta toimetab ja millise kogemuse ta on siis Itaalias saanud, et selle esimese mängu põhjal on ainult head märgid. 194 sentimeetrine Erkmaa, kes treenib Itaalia esiliigas mängiva Siena põhimeeskonnaga suisa 5 korda nädalas, teab hästi, millist mänguomadust tuleb tal kõvasti arendada, enne kui esinduse eest väljakule pääsemisel üldse mõtlemagi võib hakata. Enda mängust ka paari sõnaga, mis sa praegu enda tugevustest pead? Praegu pean sööduoskust ja nagu mängujuhtimist. Ja mille kalla kõige rohkem vaeva tuleks näha veel? Kaitse on kõige alus. Kui kaitses mängi, siis mängu ise. Tugevused on üldjoontes ikkagi samad, mis olid, mille pärast ta välismaale ka läks, et tema mängujuhtimisoskus, tema selline rahulik maneer, kindlasti on ta väga osav pick-and-rollide lahendaja. Ta on siuke võitlejatüüp, et tegelikult ta tundub siukene vaikne või väga palju emotsiooni välja ei näita, aga tegelikult kui ta juba lähemalt väga tuttavalt, siis tegelikult on väga lahe võitlejad selles mõttes. Siuke võitleja, ta tahab sama palju kõik teised, et ta on ju väiksest saati nagu hästi kõvasti isa on tal peale käinud, et ta on nagu hästi tubli mees ja ma arvan, et nüüd on hea, et ta meil see aasta juures on, kui tal üle-eelmine aasta ei suvi vahel, et see oli nagu natuke ei tunda, et oli puudust. Hugo Erkmaa arengul on teatavasti suur roll olnud ka tema treenerist isal Aivo Erkmaal, kes tänaseni pojal igapäevaselt silma peal hoiab. Õnneks oskab noor mees juba ka ise oma isa panust hinnata ja teda selle eest tänada. Palju sul isaga seda suhtlemist praegu on selles suhtes, kas ta on jätkuvalt hoiab igapäevaselt sul kätt pulsil? Loomulikult 24/7. Nii et igapäevased telefonikõned ja arutad läbi, kuidas ja mida oled teinud? On küll ja ma olen väga tänulik selle eest. Hei, head uut kõikidele korvpallisõpradele. Lükkame käima 2017. aasta Alexela meistriliiga esimese nädala top 5 tabeli. Alustuseks muravad end pildile Raplavise legionärid Rasham Suarez ja Thomas van der Mars. Puerto Rico mees söödab ning hollandlane lööb valusalt naela pea pihta. Rapla meeskond püsib jätkuvalt sõiduvees, koduväljaku võiduseeria venib aina pikemaks. Koht kõrgemal ehk 4. Tartu Ülikooli ääremängija Janari Jõesaar. Selle mehe lennukus tundis aasta esimesel nädalavahetusel omal nahal Eesti meisterklubi PC Kalev Cramo. Üksikud miniduellid Jõesaar korduvalt võitis, kuid lahing tervikuna kuulus ikkagi Kalevile.
Jõesaar pole ainus Tartu meeskonna mängija, kes Hakkliha-masinast läbi tuli. Silmad kinni kolmesega leiab end auväärselt 3. positsioonilt Janar Talts. Habemiks ähvatas tabava kaugviskega eriti magusal hetkel rünnaku aja viimasel sekundil. TTÜ murrab peale 3 mehega korraga. Eeskujuliku rünnaku panevad püsti Joonas Järveläinen, Rain Koort ja Kiur Akenberg. Need mehed ei tule Präänikute maalt, vähemalt Rapla jaoks mitte. Ja aasta esimesel nädalal esikohal Kalev Cramo rünnakute liider Demonte Harper. Kui vaja on ameeriklane võimeline ka kaitses mängima, mida tõestas ta kohtumises Tartu Ülikooliga. Seekord naupaiste Demonte Harperile nädala pärast uued sähvatused uutelt meestelt. Nii kaua kui mäletan, olen tahtnud tantsida. Kogu pere animatsioon. Baleriin. Kinodes 20. jaanuarist. Tants või kung fu. Eellinastused 13. jaanuarist. Emotsionaalselt raputav. Kuldgloobuse võitnud Manchester by the Sea. You don't understand, there's nothing there. It's not true. Kinodes 20. jaanuarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olimet, kõik on võimalik. Ja tagasi Valga spordihallis, kus algamas teine poolaeg mängus Valga Valka Max ja Mooritsa ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel. Esimese poolaeg siis võitis Valga 36-31 ja saab alustada ka teist poolaega. Aga ei, siit vise ei taba. Olmre lauas. Liilub ja sealt tuleb valesööt. Ja kui rääkida siin täna teisest toimuvast mängust, siis teisipäeval Valgas külas käinud Tallinna Ülikool Kalev mängib Pärnu Sadama vastu ja seal nad on jäänud kaotusseisu 35-44 ja väga ühtlaselt on Pärnu sats mänginud, et kõik põhiviisikus alustanud mehed on vähemalt 7 punkti toonud ja Kalevlasi ei ole aidanud ka nende uue legionääri George Tšeletovitsi 10 silma ja 3 vahelt lõiget. Aga vaatame seda mängu siin, kus esimesel minutil 3. veerandajast ei ole veel punkte visatud. Siilab. Ja nüüd Kanbergsile. Veski. Ja saab siit Raadiku käest vea kätte ja järgnevad 3 vabaviset. Nüüd ei olnud väga tark viga, et oli käsi ilusti peal, üle käe on raske visata, isegi Viljar Veskil, et ei olnud vaja viga teha. Ja Viljar Veski on siis mees, kes satub vabaviskijoonele küll üli harva. Aga siis, kui satub, tahtsin juba öelda, et tabab hästi, aga keerutab see pall rõngast välja. 37-31 siis Valgalaste edu. Ja 38-31, 7 punkti vahe. Ja mängitud siis minut 3. veerandajast. Akenberg, vaatame, kas paneb ka täna teisel poolajal viskekontsepti püsti nagu esimeses mängus. Aga nüüd vilistab kohtunik Viljar Veskile vea. Ja see on tema 4. See on siis Veski 4. viga ja mängu tuleb
Rain Raadik, kes täna on küll näidanud, et tahtmist on ja on ka tulnud nii-öelda oskused järele ja 7 punkti neile lauapallidel. Ja nüüd võitleb ka lauast tugevalt, aga Kandberg saab vea. Ja Järvelainen vabaviskejoonele, kes täna tabanud 80% 5-4. Samamoodi on ta ka 2 punkti viskeid tabanud. 3 tagant jäime siis küll, mainisime esimesel poolajal, et TTÜ 53 punkti joone tagant on 8-0, aga poolaja lõpuks nad suutsid need 13-st 0-ks lausa visata, et ei ole täna tabanud TTÜ 3 punkti viset veel. Ja 14 punkti Järvelainen üle platsi mehena. Strupovitsilt Valga poolelt 11. Ja Strupovits ka palliga. Ja murrab kenasti läbi. Ja Strupovits siis paljud fännid võib-olla natukene kartsid, kui lugesid basket.ee-st, et Strupovits on lahkunud mängijate nimekirjas, aga on ta siis Valga ridades ikkagi olemas ja täna liidrikoormat kandmas. Ja üritavad siin nüüd üle välja vist korra pressingut teha, aga Akenberg unustab oma mehe ikkagi sootuks maha ja sellest midagi välja ei tule. Ja Kandberg väga lihtsalt 2 punkti juurde. No nüüd tulevad need lihtsad punktid Valgale, mis muidu tavaliselt vastastele tulevad ja teeme siit väikese pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ei. 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 Ütle ei kokkuleppemängudele. Nelikümmend 2-33 Valgale siin Valga spordihoones. Praegu numbrid tablool. Ja 9-punktiline edu on siin saalis küll arva nähtav. Ja mis sa nüüd, Brendon, arvad, et mis see tänane Valga nii-öelda taktika või edu on olnud, et tegelikult numbrid ju statistikas on küllalt sarnased nagu varasematel mängudele. Kas siis kaitsemäng? Jah, et kaitses on kindlasti paremini mängitud ja on tehtud vähe lihtsamaid vigu, et ei ole neid pallikaotusi nii palju ja vastased ei saa kergeid korve enam. Ja näitab ka Kandberg siin praegu kaitses head mängu, aga Olmre rünnakul imeõrn paremus siiski ja 3 punkti juures. Ja jällegi võib öelda, et ei olnud lihtne korv see. Aga see on lihtne korv Rain Raadikult. 9 punkt talle täna ja 2 punkti 56-4. Järvelainen nüüd. Toomas Raadik ja selgelt viskekäe Lindmets siin seob ära ja kindlasti siit, et korvi ei tuleks. Aga Raadikul on ikkagi vabaviske protsent niivõrd kõrge, et 2 punkti siit suure tõenäosusega tulevad juurde. Esimene kirjas ja juba 90% vabaviske tavavusega mees siis Eesti liigas. Ja ei aita ka kodukorvid täna Valgat. Strupovits näitab nüüd kombinatsiooni. Ega väga tihti ei näe just seda, et Valga mängujuht tõesti tõstaks mingisugused näpud üles kombinatsiooni näitamaks, et kas siis tõesti on pingil juba kõik nii kokku lepitud, et mida tuleb teha, et mängujuht ei peagi nagu meestele käsku andma?
Eks see oleneb olukorrast ka, et kui ongi enne näiteks vabavisked, et saab alati ju meeskond kokku kutsuda, rääkida ära, mida tehakse, sest vastased niikuinii teevad korraliku skautingu, et teavad, mida Valga mängijad teevad. Ja Strupovits täna siis vabavisked 6 vabandust ja kokku 15 silma. Ja mis hakkab statistikast veel silma, et valgalastel kõigest 5 palli kaotust. Selle numbriga võib igal juhul väga rahule jääda. Olmre kiiresti teeb Strupovits vea. Ja temal täna vigade probleemi ei ole. Alles esimene, kui siis Veskil on 4 viga ja Siilasil ja Svigursil 3 viga. Ja Svigurs on need 3 viga teinud kõigest 11 minutiga. Ja Svigurs siis eelmise mängu Tallinna Kalevi vastu selline imemängu teinud mees. Täna pole veel kätt valgeks saanud. Hakenberg. Täna on need punktid ühtlasemalt jaotunud ka. Ja nüüd Raadik laseb visata Hakenbergil päris vabalt ja mees, kes eelmises mängus karistas siin valgalasi kõvasti, hakkab ka täna vist samamoodi nüüd teisel poolel pihta. Strupovits tundus, et sai Järvelainen õrnalt näpud vahele, aga pall siiski korvini lendab, ei taba küll. Raadik, kolmene. Ei taba ja Raadik siis Rain lauas. Viilup Siilatsi peal. Ja sööt Lindmetsale korvi alla ja Lindmets kasutab sealt oma osavust ära ja Renato Lindmets siis kes samuti olnud tugev lauavõitleja Eesti liigas ja tema rekordiks on 20 lauapalli ühes mängus, samuti vägev number, saab siin punkte juurde. Ja nüüd Lindmets ka kiiresti veel jookseb esimene mees, kes rünnakus, aga sinna söötu ei tule. Lindmets ei leia kelle nüüd sööta. Kandbergs, nüüd jääb Lindmets küll korvi alla, aga läheb nüüd lahendama Kandbergs seda olukorda ja 8 punkti toonud mees siis teenib vabavisked. Nad on täna Valga tagamängijad kindlasti teravamalt mänginud kui muidu, et ei otsita ainult viskeid, et murtakse läbi ja proovitakse korvi alt lihtsalt viskeid saada või siis tehakse viga nende vastu ja saadakse vabavisked. Aga nüüd Kandbergsi vise jääb lühikeseks ja 28-aastane 188 sentimeetrit mängumees ongi ta vabaviske tavavus 46% kõigest, aga on see vahetusse läinud mees praegu mänginud ka Ventspilsis ja Elgavas ja taset peaks olema kindlasti, et siin Valgas mängida. Kriisa nüüd, Olmret katmas. Ja Pajumets ka mängus jälle, Järvelainen, Lindmets. Nagu ütlesime juba, Lindmets sai ka ära ei nügi. Aga Olmrelt küllalt lihtne kord tundus. Strupovits näitab jälle sõrmedega 2. Ja tundubki, et keerutavadki endale hea viskekoha, aga ei taba sealt. Ja nüüd kiirrünnaku võimalus TTÜ-le. Aga rünnakul viga. Ei suuda TTÜ mehed seda uskuda, küll aga suudab seda uskuda Valmo Kriisa, sest tema teab, et tema ju seisis ilusti paigal ja Hakenberg talle siis hooga otsa sõitis. Ja siin olukorras kordust vaadates tundub, et kohtunik eksis, sest oli Valmo Kriisa seal poolringi sees, milles ei ole enam ründevigu. Jah, tõepoolest paistis nii olevat, eks need kohtunikud siin Valga mängudel on päris kõvasti nii-öelda mõrva saanud publiku käest, et ei olda nende otsustega kindlasti rahul. Aga vaatame, kuidas publik on Raadiku otsusega rahul. See ilmselgelt ei ole selline, mille peale plakutama peaks. Järvelainen Kriisa vastu. Otsitakse täna Kriisaga neid
vastasseise. Seni on Kriisa küll väga ilusti ära kestnud ja mitmel korral näpud vahele saanud. Ja nüüd paistab, et Raadikule läksid viga. Raadikule on see 3. viga ja pikkadel on Valgal natukene vigadega probleeme. Sviigurs siis tagasi mängus. Ja vabaviskeid saab minna siis viskama selline mees nagu Nikola Vujovits, 23-aastane 210 pikk Serbia mängumees, et rääkisime ka esimeses omavahelises mängus, et on selle mehe pikkuseks 210 ja kontrollisin üle, et nii ta oli, et 19-aastaselt oli poiss siis 206, 21-aastaselt 208 ja nüüd siis on 210 sentimeetri pikkune, aga on ju teada tuntud ka ajaloost, et mõned mehed teismelisena veel viskavad pikkust, kas või Arvidas Sabonis, kes oli 16-aastasena ju alla 2 meetri mees, aga ja tänu sellele, et ta nii hilise kasvu eaga oli, siis on ju Sabonisel ka teada tuntud osav sööduoskus ja mängujuhi oskused nii-öelda. Sviigursil on aga vabaviskeoskus tervelt 63%-line, aga täna tundub, et valgalased vabavisetel on küllalt head. Ja nii on, 15-12, see protsent on kindlasti selline, millega võib rahul olla, aga TTÜ 17-15 ja TTÜ on Eesti liiga üks parimaid ja kõige parem isegi vabaviske meeskond 79%-ga. Aga kui Valgal täna vabavisket tabavad, siis on nüüd kõvasti neil kasud juurest. Strupovit saab nüüd siin Umbraskolt natukene puhkeaega, et viimasel veerandajal tulla ja täiega panna. Akenberg. Ja nüüd natukene raskeks tegi endale olukorra, aga Raadik on seda täna näidanud korduvalt ja on näidanud korduvalt ka Rain Raadik seda, kuidas ta Toomas Raadiku möödaviske lauast nopib. 6. lauapall Rain Raadikule. Ja nüüd ilusti lihtne kombinatsioon ja jooks. Tuleb nüüd Valgal ka vahel tehnilist praaki, et kui esimese poole lõppedes oli neil 5 pallikaotust, siis see on neil alles teise poole esimeseks. TTÜ-l siis 10 pallikaotust kokku tehtud. Akenberg. Ujovits. Ja tabab sealt TTÜ-le. Nüüd 2 punkti juurde, ei olnud tegu 3-sega ja vahe 4. Mängida 2,5 minutit veel. Kolmandat veerandaega. Sviigursil siis vabavisetest punktid täna kirjas, mängust siiski korvi veel saanud ei ole. Raadikud omavahel. 4 sekundit rünnakuaja lõpuni. Saadab Silav selle teele ja kes nüüd võitleb? Vujovits saab selle palli ja kas paneb uuesti? Ei, seekord oli ka natuke kaugemal. Ja Raadik muidugi küünarnutiga siit efektselt teeb Dennis Rodmanliku liigutuse, aga see kedagi ei taba, tema õnneks küll. Ta peale igat lauapalli teeb praktiliselt sellise liigutuse, et ja kas ka peale igat lauapalli viskab 3 punkti viset, see on tal täna küll alles esimene ja ei taba seegi, aga ründelauas Valga ja niimoodi ja Raadik uuesti ei taba, kuid siiski jääb pall Valgale. Nüüd on Raadik natukene visetel olnud hädas ja ei ole saanud siin nüüd neid viskeid tabama. Aga kui korra veel statistikale vaadata, siis numbrid on tegelikult küllalt võrdsed, aga Valga on saanud täna visata oluliselt rohkem peale kui TTÜ, siis 2 punkti visked on valgalased 31-12, TTÜ-l 23-13
Valgal 3 punkti visked 17-5 ja TTÜ, kes täna on 3 punkti visked tabanud väga kehvasti, on võtnud neid ette koguni 18, nii et 18-2 on nende protsent ja Olmre ja Akenberg siis mõlemad ühe tabanud, näiteks Järvelainen see number 5-0 ja Toomas Raadikul 3-0. Ja vabavisetest me siis juba rääkisime, lauavõistlus on küllalt võrdne olnud, TTÜ juhib 2 palliga 26-24 ja ka muud statistilised näitajad on küllalt võrdsed, et pallikaotused siis on TTÜ-l 10 ja Valgal 6. Et võib-olla sealt ka väikene see õppõrn vahe 4-punktiline on ka tulnud. Ja täna on siis ikkagi oluliselt teistsugune mäng kui esimene omavaheline kohtumine, kus statistiliselt olid absoluutselt kõik kategooriad välja arvatud viskeblokeeringud TTÜ kasuks ja Saage ja Lindmetsa kulpide toel vaid too kategooria siis 2-1 võideti. Viljar Veski saatis nüüd 3 teele. See ei tabanud. Tahtis viga saada ka kohtunike käest. Jah, tundus küll, et siin oli õrn puude. Aga seekord, kui juba ütlesime, et korra Valga kasuks kohtunikud eksisid, siis nüüd, kui Valga kahjuks eksivad, ütleme, et on viigis. Meil on aega siin vaadata ja nemad peavad kohe otsustama, et eks neil ole ka see raske. Jah, kuigi vigade puhul eriti on see, et kui sa juba vilet puhud, siis sa pead mingi otsuse tegema ja selge on see, et sellises olukorras nagu ründajale viga 3 punkti tagant vilistada ei saa. Kahnberg Raadiku vastu ja Raadik siin lööb selle palli peaaegu reklaamtahvlitesse. Aga Valgale pall ja on Valga saanud täna küllalt palju selliseid kahetisi palle endale, et küll on läinud palju TTÜ mängijatest need pallid auti ja valgalastele jäänud. Aga nüüd Veski Vujovitsi vastu. Ja ei taba, Sviigurs saab selle laua kätte. Mängis praegu lauas selgelt Raadiku üle. Vilas palliga saab ka TTÜ veel ühe rünnaku. Ja nüüd koperdab Sviigurs. Aga nagu öeldud, siis täna jäävad need pallid õnnega pooleks Valgale. Ja ka praegu niimoodi. Strupovitsit muidugi siit ennast salgav võitlus. Ja täpselt nii on. Sten Olmre jalast siis saavad uued 14 sekundit valgalased. Ja see tähendab, et kui nüüd rünnakuaeg lõpuni kasutatakse, siis TTÜ korralikku viset enam teha vist ei saa. Kui juhuslikult just time-outi treener ei otsusta kasutada. Ja raske vise Strupovitsilt. Ja nüüd vaatame, mida Vujovits teeb. Ja ka tema vise tabab lauda, aga siiski Valga 4 punktiga peal. Enne põnevat viimast veerandaega teeme siit väikese pausi. Emotsionaalselt raputav. Kuldgloobuse võitnud Manchester by the Sea. You don't understand, there's nothing there. It's not true. Kinodes 20. jaanuarist. Tagasi Valgas. Ei käinud kaua ära, ei saagi kaua ära käia, sellepärast et põnev lahing on siin toimumas. 51-47 Valgale ja üle pika aja on koduväljakul mängival Valgal võimalus siin oma kodupublikut rõõmustada, sellepärast et nii tasavägist mängu ei ole juba enne viimast veerandaga siin ammu nähtud. Ja täna ei saa öelda, et Valga, kelle mäng nii-öelda või kelle hoog oleneb nii-öelda obustest, obuse nimi on tavaliselt kolmene, aga täna ei ole isegi olnud vaja nagu neid kolmesid väga palju sisse visata 19-5, sellepärast et TTÜ on lihtsalt ise mänginud küllalt tagasihoidlikult. Oled sa nõus, Brandon? Jah, et eks kolmesid tuleb siis palju visata sisse, kui enda kaitses lastakse väga palju punkte visata. Et eelmise
eelmisel mängul lasti 2 veerandiga visata 56 punkti, et täna ei ole TTÜ 3 veerandiga veel seda summat kätte saanud, et kaitset on palju paremini mängitud. Ja teab, kas TTÜ saab mängu lõpuski selle 56 punkti kirja. Eks saame näha, kui Valga samasugust kaitsemängu jätkab, siis see lõppnumber võib sinna kanti kujuneda. Aga kindlasti TTÜ fännid ja ka mängumehed ise usuvad siit võitu. Ja praegu ei taba siit praegu see Sander Viilupi vise. Jäi täiesti vabaks, sest tekkisid kommunikatsiooniprobleemid Valga mängijatel. Ja Viilup siis täna saanud 17,5 minutit mängida ja 2 palli kaotust statistikasse selle aega kirja saanud ja ühe vahelt tõike. Aga Silas paneb publiku rõkkama 5-6 punktiga Valga juhtimas. No on näha täna, et Umbrasko on andnud meestel ikka tõsise ülesande kaitses pingutada, sest mitte ühtegi asja lihtsalt ära ei anta. Jah, et on isuga mängitud kaitses ja eks see on mängijatel endal ka peas kinni, et kui sa ikkagi saad seal paki, saad vastaste käest, siis. Ja Sviigurs jäi siin nüüd selline kummaline olukord tekkis, et Sviigurs sai 3 punkti joone taga palli ja jäi seal 5-6 sekundiks täiesti vabalt üksinda seisma, aga viset siiski ei võtnud, et tegelikult Sviigurs ju siin mõnes mängus on näidanud, et on tal seda 3 kätt ka, aga pigem mees siis tundis, et ei ole praegu vaja seda viset võtta ja teinekord mängumees teab, et ei ole seda tunnet. Aga vaatame Veski tunnet vabavisetel. Paistab, et päris hea. Aga teine ei taba. Valgal siis täna 16-13 vabaviskeid. Vabandust, 17-13. Ja keskmiselt nende protsendiks siis 67 hooaja peale. Ja ei taba täna need TTÜ visked mitte kui kuidagi. Ja nüüd siit Siilapsilt tundus, et lihtne pallikaotus, aga siiski jääb pall Valgale. TTÜ taba neid lähiviskeid, sest kaitse on väga peal ja peavad sooritama rasked visked, et ei lasta ühtegi kerget viset. Ja ega ka Valga 2 punkti visete protsent 34-13 on nagu ta on, aga Strupovits ei tee nendest 2 punkti viske numbritest väljagi. Paneb tema 2 siit juurde ja 56-47. 9 punkti juba Valga edu. Olmre, raske vise ja ei taba. Ja kõva võitlus käib lauapalli pärast. Mõlemad võistkonnad näitavad ründelauas täna väga head osavat liikumist, aga nüüd Järvelainen näitab seda ka rünnakul. Ja Järvelainen nüüd siis täna 16 punkti, 7 lauapalli. Aga 3 endiselt 5-0. Siilaps, tööt Lindmetsale. Ei, Lindmets ei lähe seda viset võtma ja õigesti teeb. Ja sellepärast ei lähe ta seda viset võtma, sest Strupovitsiga oli juba riietusruumis kokku lepitud, et seda kombinatsiooni me teemegi. 2 silma ja viga veel otsa Olmrelt ja Olmrele on see teiseks veaks. Aga teeme siit minutilise pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olivett, kõik on võimalik. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ütle ei kokkuleppemängudele. Ei. 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 Ütle ei kokkuleppemängudele.
Tagasi Valgas, kus Valga Valka Max ja Moorits on teel sepistamas võib-olla väikest üllatust, sest juhib 9 punktiga, kui 7.31 veel mängida TTÜ Kalevi vastu. Vabandust, Tallinna Tehnikaülikooli vastu. Rutasin natuke ette, sellepärast, et vaatasin praegu teises mängus toimuvat ja seal Tallinna Ülikool Kalev siis on suutnud Pärnu vastu tagasi kaotusseisu mängida ja 59-61 vaid, kui 6 minutit seal mängida on vahe. Aga siin on vahe 9 ja tõeliselt osavust jälle näitavad kaitses valgalased. Ja Veski võtab siit vea, see on valgalastel alles esimeseks veaks, aga Viljar Veskile 5. veaks. Kuid mängu tuleb Rain Raadik, kes 9 punkti ja 7 lauapalliga on täna teinud ühe selle hooaja vaata et parima mängu. Ja siit nüüd Svigurs meelitab osavalt vea välja. Paistab, et see läheb siis, jah, see läheb Olmrele. Kuigi siit korduspildist ei olnud nagu väga hästi aru saada, et kellele see viga oleks pidanud minema. Olmrel 4. Strupovits, no tema viskeid siin viimasel veerandel kindlasti on vaja. Eks ta hakkab võtma ka neid, et tunnetab seda liidri rolli. Aga nüüd võttis hoopis sellise väga ebatäpse söödu. Ja Kiu Rakenberg, nagu mainisime, siis esimeses mängus väga palju pahandust teinud ja TTÜ poolelt 19 punktiga üks valusamaid viskajad ta oli. Silav on ka ju tegelikult valus viskaja, aga viimastes mängudes ei ole väga seda viskearsenali kasutanud. Ja raskeid sööte üritavad sinna korvi alla anda Valga mängijad. Tahavad kasutada ära ebavõrdseid vahetusi. Kiu Rakenberg on lühem kui Svigurs, et tal peaks olema seal lihtne korvi all mängida. Ja mängu siis tuli Sander Viilup ja puhkama sai Ivalo Pajumets. Vaatame nüüd, mida kombineeritakse ja jälle tuleb vale sööt valgalaste poolt. Kas tõesti natukene kiiluvad kinni praegu valgalaste mõtted rünnakul, aga kaitses ollakse head. Kaitses ei kiiluta kinni. Aga mis sealt nüüd siilab siin? On ebakindel mees ilmselgelt. Ja Rain Raadik võtab siin Olmre kõva hoobi vastu, aga siiski läheb viga talle just kirja. Ja Sten Olmre siis 21-aastane mängumees, kelle vabaviskeprotsent on 90, nii et siit peaksid ka vahe vähenema 2 võrra. Ja läinud aastal siis mängis see mees Kalev Cramoks ja ei oska öelda, kas seal mängimine tuli talle kasuks või mitte, aga 13 punkti ju seal keskmiselt mängus, nii et oli arvestatav tegija ka meistriklubis. Lindmets ja jooks ridamisi pallikaotusi praegu. Kas nüüd Umbrasko peaks võtma time-out'i? Ja tuleb time-out. Ja nii tulebki, Juris Umbrasko ei saa seda korralagedust enam kauem vaadata. Ja nüüd vaatame, kellele ta pingi pool siis kõige rohkem otsa vaatab. Strupovits ja Lindmets on siin kahekesi teinud pallikaotusi päris mitmed järjest ja Strupovitsil siis 3 pallikaotust ja Lindmetsal 2 ja kui esimese poolaja lõpus oli Valgal 5 pallikaotust, siis nüüd on neid kogunenud 10. Et on tehtud viimastel rünnakutel lihtsaid vigu, et ei tohi lubada neid. Samamoodi oli rumal lahendus see, kui kiirrünnakul andis Svigurs selja tagant söödu ebamugavasse asendisse Silavsile, kes eksis korvi alt viskel, et tuleb ära võtta need punktid, mis sulle antakse, et ei tasu minna liiga efektselt mängima. Jah, ei saa öelda ka, et TTÜ oleks siin teinud täna midagi
midagi sellist, mis nagu pallikaotuste koha pealt neid kiita võiks, sellepärast et on ka neil olnud siin väga palju lohakusi. Aga 5 punkti siis vahe, napid 6 minutit veel mängida ja saame näha, millise lahenduse nüüd Umbrasco mõtles välja. Eelkõige kindlasti tuleb seda lahendust rünnakul otsida. Raadikud omavahel. Järvelainen ja tabab sealt 3 punkti. Vahe on 2 ja TTÜ on mängus tagasi. Mitte, et nad väga kaugele oleks täna Valgat lasnud. 9 punkti oli kõige suurem vahe, aga siiski, vaadates, kui ebakindlalt Valga viimastel minutitel tegutsenud on see 2 punkti ikka väga hirmutav nende jaoks. Aga Canbergs ei hirmuta see. Canbergs paneb siit 3 juurde. 3-5-3 sellel mehel 12 punkti. Ja Vaid Strupovits on siis Valga poolelt rohkem suutnud 17. Raadik. Ja nüüd Canbergs võtab ka palli vahelt kaitses. Paistab, et see mees on tõeline jokker täna. Ja kaitses on ta alati olnud hea. Tänased 3 punkti visked on talle nii-öelda boonuseks olnud. Ja nüüd Strupovitsilt väga lihtne, aga eksib sealt ka Raadik, pall kukub out ja nüüd kohtunikud annavad Valgale selle. Siit oli väga keeruline näha, kellest palli out'i läks. Ja väga hea võitlus Renato Lindmetsalt, kes spurtis, et jõuda tagasi ja suutis segada nii palju Raadiku pealtpaneku katset, et pani mööda selle. Jah, et ütleme, et siin Järvelainen vist oli veendunud, et see pall läks ikkagi Valga mängijatest out'i, sest temal oli võimalus see pall veel ära päästa, aga nii ei olnud ja Rait Käbin on see, kes teenib tehnilise vea ja vaba viskama sai keegi muu kui Strupovits. Ja sealt ikkagi möödaviset ei näe. Kõige allem lahendus TTÜ jaoks, mis üldse sai olla, et kiirrünnakus mööda ja tehniline otsa. Jah, et tavaliselt näeme siin ülekeemist ikkagi kohalikelt või ütleme siis Valga Max ja Mooritsa mängijatelt, aga täna siis Järvelainele ebasportlik ja nüüd ka treenerite pingile TTÜ poolelt tuli tehniline viga, nii et mõnikord ka vastased lähevad endast välja. Olmre Raadikule. Sööd sealt Viilupile ja teeb sealt näiliselt väga lihtsa pallikaotuse. Siilas sai vist näpud vahele, paistis. Ja nüüd veapiiril mängivad TTÜ mängijad. Strupovits. Sviigursile. Sviigursilt täna vaid 2 silma. Ja 4, väga vajalikult 2 silma juurde. Nagu ütlesime, Sviigursi käik on veel kasutada. Kui see mees ka veel hoogu läheb, siis TTÜ-l täna siin varianti ei ole. Ja nüüd jälle otsiti üles, et Olmre jäi Sviigursi vastu, et kasutati ära jälle eelis. Sviigursile sealt viga. Ei hakka noormees ka vaidlema. Tunnistab seda 4. viga. Ja Veski siis Valga poolelt juba vigadega pingil. Järvelainen Viilupile. Viilup on täna tõeliselt palju mänguaega saanud ja kui ta muidu keskmiselt on selline 20-21 minutit mängiv, siis täna on ta juba selle täis mänginud. Ja nüüd Viilup lõpuni ja võtab väga otsustava viske ette 19-aastane noormees. Et jah, väga hea läbimurre Viilupi poolt. Viilupil siis väga palju liigamänge aasta peale koguneb, sest mängib ta ju erinevates Eesti sarjades ja on seal tal neid mänge ikkagi oluliselt rohkem kui siin kas või Graamo mängijatel. Ja Viilupi puhul siis tõeline läbimurdemees juba 10-aastaselt mängis poiste C2 klassis 13-aastaste vastu ja nüüd meeste vastu mängimas
ja mängimas TTÜ võistkonnas, millel paistab täna olevat ikkagi selgelt natukene närvidega probleeme. Ja nende liider Olmre nüüd siis läheb ka 5 veaga pingile. Aga täna on väga vähe mänguaega saanud TTÜ ridades Rain Koort, et ei tea, kas mõni vigastus lõi välja, sest kõigest 8 minutit on mänginud ja istunud terve teise poolega pingil. Eks see võib ka taktikaline käik olla, sest Sander Viilup on umbkaudu samasugune mängija nagu Rain Koort, et käib väga agressiivselt kaitses peal. Ja see oli nüüd päris valus kukkumine. Ivalo Pajumets siin põrkab peaga vastu. Ei, õnneks saab napilt käe ette, aga haiget saab sellegi poolest. Ja Kandberg siit vea kätte sai ja ei taba Kandbergs. Sellised vabavisked on ikkagi Valga jaoks kulla hinnaga. Aga Kandbergs on ju 46% vabaviska, et 2-1 ikka nopib. Ei, seda ta ei tee, aga Sviigurs lauas. Eelmise mängu ebajumal Sviigurs hakkab tõusma ka täna väga otsustavaks meheks. Ja nüüd Raadik, rumal viga Raadikult veel otsa Akenbergile. Ja Raadik astub pingi poole, see on Raadikul 5. veaks. Ja Umbraskol hakkavad pikkade meeste käigud otsa saama. Jah, et tuli selline rumal viga, et tahtis muidugi takistada viset, aga tegi vea ja nüüd on 2+1 rünnak. Ja vahe 3 ja Lindmets siis 202 sentimeetrit pikkust on siis Valga aasta kõige pikem mees praegu väljakul. Aga TTÜ-l ka väga pikemaid mängijaid ei ole. Jah, et Toomas Raadik on samamoodi 202 sentimeetrit ja Järvelainengi sama pikk, nii et kui ühe puuga löödud 3 meest siin väljakul. Aga Lindmets on paistis, et nendest 202 sentimeetri pikkustest kõige osavam lauas, aga lõpuks ikkagi Järvelainen saab selle palli endale. 3 vahe. Siin me näeme viimaste sekundite mängu. Miks mitte ka lisaaega? Pole ju Eesti liigas lisaaega tänavu liiga palju nähtud. Ja raske vise Järvelainen. Aga on selle peale mees meister ja vahe minimaalne. Siilab sealt Sviigursile. Ja nüüd Lindmets Raadiku vastu. Raadikul on 4 viga, aga ei. Hoopis TTÜ mängijad lõikavad selle palli vahelt. Ja võimalus saada juhtima. Järvelainen tahab ise nüüd teha, aga Sviigurs saab selle palli kätte. Järvelainen küll haarab tal küll käest. Lootes saada veel siin ebasportliku, aga kohtunikud lasevad tal siiski minna lõpuni ja lõpetada see rünnak ilusa pealtpanekuga. Ja pani korralikult Joonas Järvelainen postrile. Ja paistab tõesti, nagu ütlesime siis, et Sviigurs on osutunud selleks meheks, keda nii väga Umbrasko ootas, et selle mängu lõpu enda peale võtab, et ridamisi järjest siin Sviigurst näeme ka korduses, kuidas toimetab rünnakul. Ja, et on lõpus hästi mänginud, et ei saa öelda, et ainult rünnakul on hästi mänginud, et ta terve mängu on siin käinud TTÜ tagamängijatele peale, et tema on pandud vahepeal hakkis siin Sten Olmret ja on korvi all seal olnud jõud, et on kaitses väga hea olnud ja et eks see nüüd on rünnakule üle kandunud. Ja, et täna siis on jälle järjekordselt lätlaste peale see mängu lõpp Valga poolelt jäänud, kuigi Lindmets ja Raadik on ka panustanud võistkonna edusse. Üks siis Lindmets vastavalt 8 ja Raadik 9 punkti. Ja TTÜ parimatena siis Joonas Järvelainen 21 punkti, 9 lauapalli ja Sten Olmre siis 5 veaga nüüd siis väljas, 13 punkti, 5 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Vaatame nüüd Olmre käiku, enam TTÜ-l ei ole. Vaatame, mis käigud nüüd siis Rait Käbin leidis.
kas juba hakkavad üritama vaevalt, et nad kolmeste peale praegu hakkavad veel mängima, vahe on ju kõigest 3 punkti ja mängida 1-20. Sest kolmesed ei ole täna läinud. Jah, et eks nad ikka mängivad enda rünnakut, et ei hakka midagi punnitama, et aega on veel küllalt. Van Berg. Ja näete, mis teeb Viilup. 2 väga otsustavat korvi noorelt mängumehelt järjest ja kindlasti võib praegu Rait Käbin olla tema tegutsemisega väga-väga rahul. Jah, et on otsustavalt teinud need läbimurded, et ei ole hakanud mõtlema ega otsima kaotusi, vaid ongi läinud selge siiga korvi saata. Ja 5 sekundit rünnaku lõpuni. Strupovits murrab läbi ja sealt blokeerib Akenberg selle viske. Eesti võiks öelda, et parim tänavakorvpallur. Näitab, et 1-1 olukordades ei ole tema vastu lihtne. Eriti just 1-1 duellides on ju teada-tuntud tänavakorvpallis. Akenberg suurepärane. Praegu näitas seda. Ja 1 sekund enne lõppu Lindmets võtab viske. Meeleheitlikult Raadik üritab teda takistada. Aga siiski TTÜ-le on pall. 33 sekundit lõpuni ja nüüd blokeerib Svigurs Järvelaneni viske. Raadik palliga ja Lindmets tema vastas. Raadik raske vise ja sealt võitleb Pajumets selle palli ja saab siit vea kätte. Tundub, et noored mehed on need, kes praegu siin TTÜ poolelt ikkagi tõsiselt esile kerkivad. Jah, et oli lahtine pall ja kõik võitlesid ja kukkus Pajumetsa kätte ja suutis vea kätte saada. No selge on see, et sellest olukorrast neid vabavisked viskama minna ei ole sugugi lihtne. Vaatame. Ja ei taba esimest. No eks see on siuke väikene kooliraha maksmine ka praegu, et arvan, et oled isegi sellises olukorras olnud ja sellised vabavisked lisanud, et ei ole see sugugi lihtne. Ei ole muidugi. Ja 2-0. Ärme paneme praegu noormehele seda pahaks. Aga selline lahendus nüüd TTÜ poolelt. Ei tea, kuidas Valga mängijad küll selle lauas nüüd niimoodi ära unustasid. Ja Järvelainenilt siis 23 punkti ja 10 lauapalli. Kaksiktuubel kirjas. Ja TTÜ on 1 punktiga seda mängu asunud juhtima, kui valgalastel on veel 1 rünnak jäänud. 15,5 sekundit. Mis sa arvad, kelle peale mängitakse? Ma arvan, et Strupovits teeb selle viske. Ja vaatame, kas siis Strupovits tõenäoliselt minnakse teda ka katma väga tõsiselt ja vaatame, kas läheb siis kolmesele või läbimurdele. Ilmselt läheb, üritab ikkagi korvi alla ennast murda, et äkki saab kas või veagi kätte ja 2 vabaviset. Ja teine võimalus muidugi on mängida Svigursi peale, et tal on see hüppevõime olemas, et läbimurde peal mängida tema peale, et eks neid valikuid ole, et eks Juris Umbrasko teab täpselt, kelle peale mängida ja nii ta välja mõtleb. Aga jätame need Valga järjestikused koduväljaku kaotused nüüd sinna paika, aga see, et nüüd praegu Joonas Järvelainen lasti võtta see ründelaud, see oli vaata et sama valus kui siin need teised mängud, mis on juba avapoolaegadel teinekordki ära otsustatud. Jah, et eks meil ikka vahepeal tekivad need uinumised lauavõitluses, et saavad vastased neid ründelaudu ja nüüd tekkis see kõige halvemal hetkel. Ja vaatame, kas lõpetame selle mängu kodupubliku raasaatel või hoopis kõlab ohe. 10 sekundit lõpuni. Strupovits palliga, nagu ütlesid, läheb see mees ise otsustama. Viilupi vastu ja võtab selle 3 punkti viske ja ei taba seda ja TTÜ on selle mängu, ütleme, et võitnud, sest mängida on jäänud 0,2 sekundit, kui kohtunikud siin nüüd aega juurde, lisa ilmselt seda nad ei tee ja Järvelainen võttis selle üliotsustava lauapalli ja siin nii lähedal, kui see ka ei olnud, kahjuks valgalased peavad ka täna võidust suu puhtaks pühkima. Jah, et TTÜ on sellest mängust täpselt juhtinud 15 sekundit ja võitsid mängu, et aga anname siin ka TTÜ meestele kindlasti respekti, et oli see mäng Valga käes, aga TTÜ mehed tulid, nägid ja võitsid ja teesid Brendon, palun kokkuvõtte ja võtame selle vägeva mängu ka treeneritel kokku.
et TTÜ võitis mängu 68-66. TTÜ parimad skooritegijad olid Joonas Järvelainen 24 punkti 11 lauapalliga. Samuti tema tegi võiduviske. Sten Olmre tõi 13 punkti, võttis 5 lauapalli, andis 5 resultatiivset söötu. Kiu Rakenberg viskas 12 punkti. Valga poolt parim Renis Trupovits 18 punktiga. Kristap Skanberg viskas 12 punkti, Rain Raadik viskas 9 punkti ja võttis 7 lauapalli. Lauavõitluse võitis TTÜ 39-29. Pallikaotuse tegi TTÜ rohkem 17, Valga tegi 14. Palju õnne TTÜ peatreener Rait Käbin. No kui Valka tulles teinekord mõtlevad, et peaks justkui kohustuslik võit tulema. Täna oli ikkagi nii kõva mäng, et see võit oli, ütleme, et juba käest libisevad. Jaa, see oli selline, eks meil eesmärgiks oli, et meil viimasel ajal on siin üle 100 punkti pandud iga mäng, et oleme nagu trennis ka kaitsemängule rohkem rõhku pandud. Me suutsime neid ikka 66 punkti peal hoida, siis selle poolega tuleb kindlasti rahul olla. No eks me siis teatud määral siis ründefaasis maksime lõivu, et esimesel poolel meil oli 311-0. Et ei, miks, et kerge võit Valga üle, ei, kindlasti mitte. Neil on väga hea sats ja väga head mehed, et täna oli selline võrdsete mäng, et me lihtsalt lõpus natuke oli õnne rohkem ja noh, müts maha jälle meestega. No Joonas Järvelainen võitles kõvasti lõpus ja tegi päris otsustavaid liigutusi, aga ka noormängijad tulid pingilt ja olid väga osavad. Tahad sa kedagi eriliselt kiita siin lõpuminutitel? Ma tahaks hoopis, ma juba mängu ajal tegelikult mõtlesin, et ma tahaks kiita hoopis neid mehi, kes ühtegi minutit mängida ei saanud. Eesotsas Risto Puuriga, kes seal selja taga selle võistkonna tuhhi ja selle hoiab ikka nii kõrgel, et ma arvan, et iga mees, kes väljakul on, tal on nagu Ristol on häbi otsa vaadata, kui ta ei anna endast 100%. Et ka niimoodi saab võistkonnale väga kasulik olla. No nüüd on tulemas TTÜ-l päris tihe mängude graafik. Kas sa pead kuidagi võistkonnasisest nagu ressurssi nagu jagama ka või keskenduma siin ühele või teisele liigale, või saavad kõik mehed nagu täiega panna? Eks me mingitel hetkedel ikkagi peame natukene jagama ka seda, et kas viimases Balti liiga mängus katsusime natukene nii-öelda põhimängijatele vähem minuteid anda ja siis teistele natuke rohkem minuteid anda, aga mitte see graafik ei tule tihe, see graafik juba on 1. jaanuarist meil tihe, et 9 mängu natuke palju on, aga me oleme selle teekonna ette võtnud ja keda me ikka süüdistame. Aitäh ja edu! Ja proovime siit ka ühe Valga mängija kiiresti saada mikrofoni juurde ja Robert Peterson sealt jooksebki meie poole. No Robert, täna oli eriti valus kaotus ja juba mitmes järjestikune. Mis siis täna nende lõpuminutitel otsustavaks sai? No eks lõpus ongi niisugune bingoloto, et justki siin lõpus oli meil lauapall juba käes, tundus, et kõik läheb meie kasuks, aga kuidagi kodus see pall ära ja said nad lihtsa korvi sealt korvi alt ja lõpp viimane vise see ongi, läheb on hästi, kui lähe on kehvasti, et kahju, et me suutud varem seda mängu ära otsustada. No tegelikult oli ju mäng nagu Valga kontrolli all ja päris hästi läks, me isegi elasime kommentaatori puldis teile vägevalt kaasa ja publik tuli kaasa, et ütle nüüd seda, et kas siit mängust on midagi ka head kaasa võtta järgmisteks? Eks ikka, täna alustasime kaitses palju paremini kui viimane mäng ja oli näha, et kuidagi mehed nagu tahtsid rohkem või olid kuidagi nagu ühtsemad, et eks meil seda ühtsust nagu vaja ongi ja et kaitses rohkem nagu agressiivsust. Ja jah, rahvas täna, kes saalis olid, said hea mängu, kahju, et ei võitnud, et tahaks võita ka kodus vähe, et siis muidu publik ei taha enam saali tulla, kui ainult kaotused on. Jah, täpselt, et siin viimastes mängudes on peale mänge isegi Valga meeskonna mängijad nii-öelda tänanud isikuliselt saali tulnud fänne, et on sul midagi öelda fännidele näiteks järgmiseks mänguks? Hea küsimus.
toetame ikka edasi nii heas kui halvas, et meie nagu üritame ennast kõik anda, nagu täna näha oli, tegelikult mehed võitlesid ja et tegelikult need, kes täna saali tulid, said, ma arvan, hea elamuse. Et oli mäng lõpuni välja. Kahju, et meie lihtsalt seda võitu omale ei saanud. No mul on sulle üks mälumängu küsimus ka lõpetuseks, et loodan, et vastad sellele õigesti. Kas Valga saab võidu enne seda, kui tuleb siia G4S noorteliiga võistkond? See on hea küsimus. Ma arvan, et saame küll. Meil tulevad siin Läti liiga mängud ja et ma arvan, et me saame kuskilt ikka selle võidu kätte. Aitäh, Robert Peterson, edu! Ja lõpetame siit tänase ülekande. Järgmine kord siin saalis 24. jaanuaril, kui vastaseks Tartu Ülikooli meeskond. Aitäh ja head õhtut! Emotsionaalselt raputav. Kuldgloobuse võitnud Manchester by the Sea. You don't understand, there's nothing there. It's not true. Kinodes 20. jaanuarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor.